Nii, kiitus Jumalale. Vaatame siis sellest, kuidas ka kuradile vastu seista. Tegelikult pealkirjaks sai just ka, et kirjutatud on. Aga sinna me ei ole jõudnudki veel, mis siis kirjutatud on. Nüüd võtan ühe kirjakoha, mida ma eelmises osas ka kasutasin. Ja see on Efesaste kirja 4. peatükis ja 27. salmis. Ma loen ainult selle ühe salmi. Efestele 4:27. Jumala sõna on meile ütlemas, ja tegelikult ka Jumal on meile ütlemas spetsiifiliselt. Ja ärge andke maad kuradile. Kas sa märkad siis, siin ei ole küll seda sinu isiku nime nii otseselt siia kirjutatud, aga ma võiksin öelda, sina ära anna maad kuradile. Ja laindud tõlge ütles siis, ärge jätke kuradile sellist ruumi ega tugipunkti ega jalatäitki, ära anna talle võimalust. Niisiis, rõhuasetus on väga otseselt pandud sinu peale. Sina ära jätta talle ruumi, sina ära jätta talle tugipunkti ega jalatäitki. Ja ära anna talle võimalust. Nüüd see on meie vastutus ja Jumal on andnud selle, kui ta selle vastutuse meie peale on pannud, on andnud meile selleks ka võimekuse ja potentsiaali. Nüüd, kus kohas või mis viisil kurat on tegutsemas? Vaatame 2. Korintlastele 10:3. Efesuse kirjas öeldakse ka, et me peaksime kõigi kuradi kavalate, eesti keeles on siis me kasutatud sõna rünnakut, aga see räägib siis ka valede ja ka nii-öelda strateegiatele vastu seisma. Kust need tulevad? Need on mõtted. Need mõtted võivad siis tulla ka kahjuks vahest mõnda inimeste suu kaudu, aga see võib tulla ka mõtted, mis tulevad lihtsalt sulle pähe. Nüüd, siin ta ütleb niimoodi siis 2. Korintlastele 10:3, sest kuigi me käime lihas, ei sõdime mitte lihaviisi järgi. Nüüd ta räägib sõjapidamisest, eks ju siin. Sest meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid nad on vägevad Jumala ees maha lõhkuma kindlustusi, hävitades kõik mõistuse targutused ja me lükkame ümber kõik kõrgistused, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu, võttes vangi iga mõtte Kristuse sõnakuulelikkuse alla ja olles valmis nuhtlema kõike sõnakuulmatust, kui teie sõnakuulelikkus enne on saanud täielikuks. Nüüd siin on päris palju võrdpilte selles kirjakohas. Nüüd esiteks ta räägib, kui sa hakkad vaatama siin 4. salmi lõpust, alguses ta räägib meie relvadest ja siis ta ütleb, et need relvad on selleks, et maha lõhkuda kindlustusi. Nüüd ta hakkab selgitama, mis ta selle all mõtleb. Ta ütleb, hävitas kõik mõistuse targutused. Mis need siis on, kui kellelgi on mõistuse targutused, need on asjad, mis ta on mõelnud. Kas pole nii? Siis ta ütleb, et lükkame ümber kõik kõrgistused. No sükest sõna võib-olla me tänapäeval väga palju ei kasuta, aga paljud tõlked tõlgivad selle sõnaga kujutelmad. Nüüd, ma arvan, et sa oled avastanud seda, et sina võid asju ette kujutada. Nüüd, aga mis asi see on, mida sa ette kujutad? Tegelikult see on mingil kombel, keegi on selle siis sõnades välja rääkinud või vahest on ka kirja pannud. Ehk siis tegelikult kujutelmad on loodud sinu mõtetest. Kui ma ütlen sulle koer, siis väga võimalik, et iga ühel meist on natuke erinev koer. Sõltuvalt võib-olla sellest, kas sa ise oled koerapidaja või ei ole koerapidaja või keda sa viimati nägid või mis iganes. Nüüd, kui ma hakkan sellele nii-öelda kirjeldust juurde andma, must, suur, lõrisev, suur koer. Nüüd hakkab pilt juba nagu minema ühesuguseks enam-vähem meil, eks, tule nii. Mis ma tegin? Ma panin sinu mõtlemisse teatud sõnad ritta, aga tegelikult ma lõin sellega pildi. Nüüd selles on midagi veidrat ja imelikku, Jumal on meid loonud sellisena ja siin ta ütlebki, et on teatud mõttekujutelmad, mis on tekkinud ja mis on kujunenud. Just see asjad, mis me mõtleme, mida me ka kujutame ette. Sest kui mõtted räägitakse välja, me kujutame asju. Ja inimestel näiteks vahest, kellel on mingisuguse asja seoses hirm, siis ta ka, mida ta jällegi, ta võib kujutada midagi ette.
Ta kujutab võib-olla seda negatiivset sündmust, seda, mis juhtus seal või sellega juhtus või tollega juhtus ja nüüd, et see juhtub minuga või minu kellegi lähedasega, midagi taolist, ja ta hakkab kujutama seda ette. Ja mis siis teil tekib sellega koos? Sageli tekivad ka negatiivsed emotsioonid ja igasugused muud asjad kuni selle tasemeni, et see võib tekkida hüsteeria ja segadus ja kõik võimalikud muud asjad. Ja me näeme, kuidas sellised asjad tegelikult võivad inimest mõjutada. Niisiis, me rääkisime siin siis kindlustused, ehk siis mõistuse targutused, millele ta viitab siin siis kujutelmad. Ja siis ütleme, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu ja võttes vangi iga mõtte. Nüüd me näemegi, ta võtab sellega kokku tegelikult sellest, et on väga palju erinevaid mõtteid, mis meile nii-öelda pakutakse erinevatest allikatest. Siis asjad, mida me kuuleme, mida me vaatame või asjad ka samas, mida me nii-öelda, mis võivad tulla ise meile ka pähe ja mõtted. Saame aru, et on vahel sa oled millegiga tegelemas, midagi tegemas ja sa ei kuule otseselt ei raadiot ega vaata televiisorit ja keegi ei ole sinuga isegi rääkimas, aga sul tuleb ikkagi mingisugune mõte. Nüüd tark on, nagu öeldakse, ka endale aru anda, kus see mõte on. Sa ütled, ma ise mõtlesin seda. Alati see ei ole nii. Väga paljud asjad, eriti kui need on nii-öelda vale taustaga ja ütleme väga valed negatiivsed, hirmu mõte, võib-olla mingisugused muud veidrad mõtted või mis iganes, see ei ole nagu lihtsalt sina ise mõtlesid. See ongi see, saame aru, kurat on tegutsemas ka hingemaailmas ja ta võib sulle nagu midagi välja visata, midagi pakkuda. Ja ta ütleb seda, et nagu öeldakse, mis ta teeb, kui me räägime sellest võitlusest. Mõni mõtleb, vaimne sõjapidamine, vaimne võitlus. Ja mõni kujutab seda väga erinevalt ette. Mõni kujutab, et see on mingisugune väga hästi innukas ja hästi agressiivne palve, kõva häälega, võib-olla isegi hüüdmine või röökimine taolist. Kas sa märkad siin selles kirjakohas räägita midagi sellest? Ja üldse asi ka veel. Kui me räägime üldse kuradiga tegelemisest või meelevalla kasutamisest, siis kurat ei alistu niivõrd röökimisele, vaid meelevallale ja usule. Amen. Nii et selles mõttes teatud kontekstis sa võib-olla võid olla, on õhutus olla võib-olla valjuhäälne ja konkreetne, sa ei ole niimoodi sosistaja kuskil nurgas. Aga sellegi poolest me peame aru saama, et see ei ole see, mis on põhielement. Ja siin, millega ta räägib, just ta tegeleb mõtetega. Ja paljudel inimestel, nagu öeldakse, nende sõda ei toimu mitte sellel tasemel, mis nad on hüüdmas või mis nad on välja rääkimas, vaid see sõda toimub siin mõtlemises. Aga see saab kontrollitud ka muidugi teatud viisil, sinna me jõuame kohe veel. Nüüd lähme veel Rooma kirja, 5. peatüki 17. salmi. Ma tean, ma kasutan päris palju võib-olla tuttavaid kirjakohti sinu jaoks, aga need on tegelikult sageli need võtmed, mis toovad meile ka vastuseid. Me räägime ikkagi siiamaani tegelikult sellest, kuidas püsida ka tervena. Rooma 5.17 ütleb, sest kui ühe inimese pattu langemise tõttu surm on valitsenud, ta räägib siis Aadamast, selle ühe läbi, kui palju enam peavad need, kes saavad armu ja õiguse anni täiuse, valitsema elus selle ühe Jeesuse Kristuse läbi. Nüüd see viimane osa räägib ilmselgelt meist. Kui palju peavad need, kes on saanud armu ja õiguse või õigsuse. Tähendab, meie oleme saanud Jumala armu ja meid on tehtud õigeks. Ehk see ütleb selle anni, see on meile kingitud. Ja nüüd ütleb, et me peaksime valitsema. Ja enamus tõlked lisavad siia juurde ka tegelikult sõna kuningas. Meie uus tõlge kasutab ka seda ja tegelikult see, et seda siin ei ole, see ei ole päris okei isegi, sest et see sõna on seal sees. Et me peame kuningatena valitsema elus selle ühe Jeesuse Kristuse läbi. Niisiis, sind on pandud kuningaks muuseas. Sa võid jälgida tegelikult uues lepingus iga kristlane on tegelikult tema elus on see kutse olla kuningas, olla ka preester. Ja ma tean, võib-olla mõni inimene, kes usuvad seda, et tänasel päeval uues lepingus on koguduses on preestrid, on küll, ainult terve kogudus on neid täis. Ja nii, et neid ei ole ainult üks. Me oleme kõik kutsutud preestrid olema. Nüüd see ei ole võib-olla täpi pealt samasugune, nagu see oli vanas lepingus, sa ei pea pikka rüüd selga panema ja tegema, mis iganes teenistus seal tol ajal pegi tegema, aga ta räägib ülistusest ja Jumala kummardamisest, Jumala teenimisest, et see on sarnane ka meie jaoks tänasel. Ja me oleme ka kuningad ja prohvetid me küll päris ei ole, see oli ka vanas lepingus üks oluline amet, aga prohvetlikult me võime rääkida küll, kui vaja. Nüüd
Aga me lähme tagasi kuningas. Nüüd tänasel päeval meil nii-öelda võimu juures olevaid kuningaid väga palju ei ole. Ma ei ole isegi kindel, kas kuskil riigis on päris võimu juures neist enam keegi. Enamus kohtades on nad kõik ilu pärast nii-öelda. Okei. Aga tol ajal, kui see kirjutatud on, siis sel ajal need kuningatel oli võim. Kuidas nad teostasid tol ajal oma võimu? Võtsid vastu mingi seaduse ja seal olid inimesed, kes siis pidid seda seadust nii-öelda ellu viima hakkama ja nad andsid talle siis teada, see enamasti kirjutati üles ja nad läksid siis erinevatesse linnadesse ja kohtadesse ja lugesid selle seaduse kõvasti, et selline seadus on kuninga poolt paika pandud. Mida siis tegelikult kuningas alguses ta dikteeris, ütles välja, see on nüüd seadus. Nüüd see on see sama moodi sina oled kutsutud oma elus valitsema. Sina paned paika seadusi. Jumal paneb seadusi paika. Sina paned paika seadusi, sa peaksid need Jumala käest muidugi võtma, mis sa paika paned. Aga see, mis toimub sinu elus, ei sõltu ainult Jumalast, vaid see sõltub sellest, mida sina paika paned. Kui sina ütled, et elus on raskusi ja eks kõik on vahest haiged, siis see on sinu elus seadus. Kui sina ütled, et ega kõigil alati hästi ei lähe ja vahete vahel meil on ebaõnnestumisi elus, siis see on sinu elus seadus. Palun väga. Ja eks lastega võib ikka õnnetusi juhtida, see on sinu elus seadus. Lõpeta rumalust rääkima, ma ütleksin selle koha peal. Me peame aru andma endale sellest, et need asjad, mis me välja ütleme, need on seadused, mis me paneme paika oma elus. Ja sellepärast me ei saa rääkida rumalusi, hävingut, õnnetusi, häda, mida iganes, haigusi, hirmu. Aga kui elu just on selline, kui sa tahad, et see elu muutuks, siis mida tuleb tehema hakata, tuleb muuta seda, mis siit suust välja tuleb. Amen. Ja see on väga oluline, see on see, mis moodi meid on kutsutud ja see on just see sama element, et sa hakkad ütlema. Vaatame Mattuse 4. peatükk. Ma tulen, et see on mul ikka õige kirja kohta. Äkki Markuses isegi või? Kui sa otsid ja ei ole õige. Jeesus viidi kuradi kiusata kõrbe, on õige või? Mattus on või? Okei, siis on ikka õige. Ma hakkasin mõtlema, et see on nagu vist Markuses ka olemas, see vist sarnane lugu, eks, aga see on Mattus. Siis vaim viis Jeesuse kõrbe kuradi kiusata. Ja kui ta oli paastunud 40 päeva ja 40 ööd, tuli temale viimaks nälg kätte. Nüüd pane ühte asja tähele, me oleme vahest selle ära unustanud. Kas sa märkad, ta oli 40 päeva ja kurat oli teda juba kiusanud kõik need 40 päeva. Nüüd meil on toodud siin välja 3 konkreetset juhtumit hiljem. Need ei olnud ainsad kiusatused ja ainsad asjad, mis kuratele välja käi. Ja ilmselgelt eelmised 40 päeva ta ei saanud, nagu öeldakse, vastata valesti ja nii-öelda mitte neile asjadele vastu seista. Nüüd see on üks asi, me peame endale aru andma, vaeta vahel ka need kiusatused või asjad, mis kurat võib välja käia, ei pruugi olla sul ainult 3 tükki ühel päeval ja asi korras. See võib kesta teatud perioode ja sul tuleb sellega tegeleda, sellega kokku puutuda pidevalt võib-olla. Ja sul võib olla isegi mingid sellised perioode, kus sa nagu võtad väga selge positsiooni ja jääd kindlalt selle juurde, mida sõna on ütelnud ja ei kirjuta selle alla, mis kurat on ütelnud. Ja see kestab mingid perioodid lausa ja sa paned selle asja paika ja mingi hetkel toimub üks krõks ja asjad muutuvad ja toimuvad läbimurrangud. Niisiis, aga lähme tagasi siia. Nüüd sa sulle mingeid täpseid numbreid on, ärme siit hakka selliseid järeldusi tegema. Nüüd mõni ütleb, et kas ma äkki peaksin ka paastuma 40 päeva, et saada ka enda elus läbimurrang. Muuseas, üks asi, mis puudutab paastumist, ma tean aeg-ajalt ikka kuule peale neid inimesi või jutlustajad, kes õpetavad paastumisest ja õpetavad nii-öelda valesti. Sest kui sa hakkad vaatama Piiblis, meil on päris mitu situatsiooni, kus inimesed paastuvad. Ja siin on tegemist, ma nimetaksin seda üleloomulikuks paastuks. See on siis see, kus inimene on paastumas ja me võime isegi aru saada, et tundub, et ta isegi ei joonud vett, sest vähemalt siin ei ole seda kirjeldatud, vähemalt ta ütleb, et ta ei söönud. Aga nüüd 40 päeva söömata olemine on ohtlik ja palun mitte seda järgi teha. Amen. Ja isegi mitte 10 ei ole võib-olla tark, ma arvan. Amen. Sest et need eeskujud, mis meil on Piiblis, kus inimesed, kui Mooses oli mäe peal Jumala ligiolus ka vist oli 40 päeva, mis ta oli seal? Ja Jeesus on siin 40 päeva kõrbes, need on kõik üleloomulikud paastud, kus Jumala ligiolu nende üle lihtsalt ja selle tõttu nad said sellist asja teha.
Meil on üks paast, mis on üle 20 päeva vanas lepingus, aga seal ta sõi ka nii-öelda valitud toitu või selles mõttes sükest nii-öelda taimetoitu põhimõtteliselt, midagi taolist või mitte magusat ja mis iganes. Ja tegi sükse valiku. Sellistel puhkudel inimene saab sellega hakkama, kui see on mingisugune nii-öelda toiduvalik tehtud seal. Aga Jumal ei ole seda niimoodi loonud ja niimoodi plaaninud, sellepärast kui sa peaksid tundma oma südames, et paastuda, sellest peaks piisama, et see võiks olla 2-3, mõnipõlva veel mõned päevad, aga põhiline ei ole mitte paastuda niivõrd eesmärgiga, et Jumalale lõpuks teada anda, et ma olen näljas, et sa pead ju millegi nüüd tegema. Ei, vaid see on see, et sa paned ennast positsiooni, et kuulda, mis Jumal on sulle öelda. Amen. Ja talitsed oma liha ja paned vaimulikult selles positsioonis, et ennast tundlikuks teha Jumalale. See on see põhiiva. Nii et eesmärk ei ole lihtsalt nagu oma paastumise või oma näljas olemisega Jumalale midagi tõestada või Jumala kätt justkui selle taha väänata. Ja paast ei asenda palvet selles mõttes, et see ei ole selline asi, et kui ma paastun nii palju, siis Jumal lõpuks kuuleb mind. Ta kuuleb sind esimesel korral, kui sa palud usus. Amen. Et paast ei asenda palvet. Okei, need on mõned mõtted see vahele, lähme tagasi siia. Nüüd ta 40 päeva paastunud ja nüüd kurat tuleb tema juurde ja ütleb, kas sa märkad 3. salmis, kuidas teda kutsutakse? Ta nimetatakse kiusajaks. Nüüd, see on väga huvitav, just see, et see on saatana nagu üks nimedest. Kiusaja. Mõned tõlked kasutavad siin ka läbikatsuja ja kiusatuste tegija, ütleme. Tema eesmärk on siis kogu aeg kiusata ja siis nagu öeldakse pakkuda just selliseid asju, et sind tõmmata sind tegelikult kõrvale. Ja mis ta tahab tegelikult Jeesusega teha, et ta ei alistuks, et ta ei kuuletuks Jumala sõnale ja ta teeks tegelikult midagi, mis on Jumala sõnaga vastuolus. Et see ongi see tegelikult seesama mäng, mis on toimus. Kui me räägime kuradi kiusatustest, ongi sama. Sulle pakutakse teatud mõtteid või teatud asju ja ideid, et sa ei alistuks Jumala sõnale ja alistuks tegelikult mingis mõttes kuradile, kas siis kuradi valedele või siis nii-öelda oleks Jumalale sõna kuulmatu põhimõtteliselt. Ja see ongi see, et ta tahab sind just tegutsema saada valesti. Üks asi ka, see, et sul tuleb vale mõte pähe, see ei tähenda seda, et sa oled pattu teinud. Nii kaua, kui see asi on mõtte tasemel, sa ei ole nagu öeldakse metsa pannud. Aga kui sa jätad selle mõtte, sealt võivad hakata tulema probleemid. Kes mõttest saab tegu ja see on see, mille kurat on tegelemas, on see, et ta tahab kujundada inimestesse teatud mõttemalja, teatud suhtumisi, et nad hakkaksid teatud kombel käituma. Sest et kurat on nagu öeldakse, tal ei ole nagu öeldakse, tal ei ole füüsilist ihu. Ma arvan, et sa oled sellest aru saanud. See, et ta kellelegi võib-olla on mingil kombel isegi nähtavalt ilmunud, see ei tähenda seda, et ta füüsilise ihuks saaks. Ja ta ei saa teha asju, ütleme siin selles maailmas. Ja ta üritab kasutada inimesi, neid mõjutades, neile andes mõtteid, andes ideid ja et nad teostaksid tema tahet. Ja see ongi see strateegia tegelikult, mille ümber see kogu aeg käib ja sind üritatakse sellesse samasse mängu kaasa tõmmata. Et sind panna hirmu alla ja hirmu tõttu panna sind hirmu põhjal tegutsema ja sellega läbi tuua võib-olla haigust, tuua mingisugune probleem sinu ellu. Iobi puhul näiteks on meil näide olemas, ta oli hirmu all ja kui ta lasi hirmul oma elus valitseda, see andis võimaluse kuradil tegutseda ja tuua haigused, tuua hävitus, tuua negatiivsed asjad tema ellu. Et see sama sarnane strateegia Jeesusega üritatakse ka seda samasid. Nüüd vaata, mis ta siin teeb siis. Ütleb, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid leibadeks saaksid. Nüüd, mis oli ennem just öeldud? Ta oli näljane, tal oli kõht tühi. Kas tal oli mis asi? Vajadus. Nüüd üritati mis asja tema vajaduse pinnal mängida, et nüüd tal oleks seda ju vaja, nüüd tee midagi selle jaoks, et seda vajadust täita. Ja me näeme, kuidas teda nii-öelda manipuleeritakse, et oleks juhitud vajadustest. See on üks tarkus tegelikult ka, sa ei pea olema juhitud oma elus vajadustest. Sa pead olema juhitud Jumala vaimust ja Jumala sõnast. Ja Jeesus ei kirjuta sellele alla lihtsalt ja ütleb niimoodi, aga tema vastas ning ütles, kirjutatud on, inimene ei ela üksipänis leivast, vaid iga ühest sõnast, mis lähtub Jumala suust. Niisiis, sa küsid, ta oleks ju võinud nad leibadeks teha just, et me näeme ju Jeesust ju loomas ka erinevad asju, tal tulevad seal kalad ja leivad ja erinevad asjad ja paljunevad ja mis iganes asjad on üleloomulikult asjad juhtunud. Miks ta ei oleks võinud neid siis ka leibadeks teha? Iva oli selles, et Jumal ei olnud talle ütelnud, ta peaks seda tegema.
ja ta võttis Jumala sõna ja ütles, et sellele asjale me alla ei kirjuta kõik. See on üks asi, mis lisaks sellele, et sa tead, mis kirjutatud on, üks on teksti mõttes, aga üks on, mis Jumal on sinu südamesse ka andnud. See on ka väga oluline teada seda. Siis 4. salm, aga tema vastas ning ütles, kirjutatud on, siis, et inimene ei ela üksipäinist leivast, vaid igast ühest sõnast, mis lähtub Jumala suust. Siis kurat võttis tema enesega pühasse linna ja asetas ta pühakoja harjale ja ütles temale, oled sa Jumala poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on, tema annab oma inglitele käsu sinu pärast, et nemad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks. Jeesus ütles temale, taas on kirjutatud, ära kiusa issandat oma Jumalat. Ma teen korra pausi siia. Nüüd, siin me näeme, mis asi on. Nüüd kurat tsiteerib ja kasutab ka Jumala sõna. Ja mida ta üritab tegelikult teda panna tegema, ehk siis see ongi Jumala kiusamine, kus sa nagu öeldakse üritad, nagu öeldakse justkui piltlikult panna nagu vaimuande või ka ütleme inglid enda jaoks tegutsema, sellepärast, et sina tahad nagu öeldakse justkui oma meelt lahutada või midagi sükest väga veidrat teha. Nüüd see on ka üks asi, mis me peame arvestama sellega, sa ei saa lihtsalt teatud kirjakohti võtta ja kukkuda nende järgi tegema, lihtsalt nagu, kuna see tundub väga põnev. Vahest mõni ütleb, et no piibel ütleb, et me võime ju neid, et kui me madusid peaks käes hoidma või taolist, siis nad ei tee meile kahju ja mida iganes. No hakkame madudega mängima või mida iganes, hakkame ka neid endal käes nii-öelda hoidma ja igast asju tegema. Mõningaid kristlasi isegi, ma tean, on teinud sellised rumalusi. Aga Jumal ei ole garanteerinud, selline kaitse on nagu lihtsalt sulle kuulub. Meil on Paulusega olemas situatsioon, kus see madu üritas teda nõelata ja ta küllaks viskas lihtsalt selle minema käe otsast ja ta üleloomulikult püsis tervena ja see ei juhtunud talle midagi. Amen. Aga kui sa nagu hakkad korraldama midagi sellist, siis see ei tööta. Amen. Et sa ei saa võtta piibli kirja kohta ja enda jaoks seda lihtsalt väänata. Jumal peab selle asja taga olema. Amen. Nii, lähme tagasi. Ja jällegi ta ütleb siis, et taas on kirjutatud. 8. salm ütleb, jällegi võttis kurata enesega väga, väga kõrgele mäele ja näitas talle kõik maailma kuningriigid ja nende hiilguse ning ütles temale, selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad. Siis Jeesus ütles temale, tagane minust saatan, sest on kirjutatud, sina pead issandat oma Jumalat kummardama ja üksipäinist teda teenima. Siis kurat jättis ta rahule ja vaata ingleid tuli tema juurde ja need teenisid teda. Nüüd me näeme tegelikult siin on üks väga, väga selge nii-öelda printsiip ka sees tegelikult, mis on kuradi strateegia. Saada sind talle alistuma. Ja see oli see üks mäng tegelikult selle asja juures. Et ma võin sulle midagi pakkuda, aga see eeldab seda, et sa mulle alistuksid, ehk sa minule kuuletuksid. Ja see on tegelikult see mäng, mida kurat võib üritada mängida ka meiega. Nüüd see ei pruugi alati olla sellisel kombel, nagu öeldakse vormistatud, sest saame aru, Aadam ja Eeva, nad ka tegelikult alistasid ennast kuradile. Nad kaotasid maa peal selle meelevalla, millega olles sõna kuulmatud ja tegelikult selle kohal, kus nad oleks pidanud ka ütlema, kirjutatud on, tol hetkel küll füüsiliselt kirjutatud nende jaoks, aga Jumal oli ütelnud need asju. Ja nad jätsid selle ütlemata ja lasid selle ümber keerutada ja lasid selle ümber igasugused arvamusi avaldada ja mis iganes. Sest kui Aadam ja Eeva juurde, või ütleme Eevaga oli see sama vestlus, see madu, ta ütles sulle, aga see ei ole ju päris nii, nagu Jumal ütles ja mis iganes, hakkas tooma igasuguseid vabandusi ja põhjendusi. Nüüd see on ka üks asi, mis meil tasub meeles pidada, kui me räägime kuratlikest strateegiatest, on ka sama just, ta üritab otsida igasuguseid vabandusi, miks see päris nii ei ole ja miks see nii ei ole ja miks see too ja nii ei ole ja mis iganes. Jumal ütles väga selgelt, ärge sellest sööge, ärge oma käsi selle külge toppige, kõik. Ja ei midagi keerulist selle asja juures. Ja nagu öeldakse, nüüd hakkas üks keerutamine toimu selle ümber. Ja see on üks asi, kuidas sa tunned tegelikult ka kuradi ära. Kus inimesed ka hakkavad ütlevad, no see ei ole ju päris patt, no see ei ole ju päris, see ei ole ju väga paha ja halb ja no kas me siis seda ikka ei võiks, nii võiks teha edasi. See nagu öeldakse juba kõlab kahtlaselt. Me ei pea otsima välja, nagu öeldakse, kus me oleme nüüd päris patus või oleme me veel piiri peal. Kas me oleme nii-öelda musta alasse läinud või oleme veel hallis alas? Mõndel inimestel meeldib otsida selliseid halle alasid.
igasugustes erinevates teemades. Nagu öeldakse, mida ma saaksin ikka veel teha ja piibel ütleb väga selgelt, on mõningad asjad, nagu öeldakse, kui miski asi juba paistab oma olemuselt kuri, siis me peaksime sellest eemale hoidma. Amen. Me parem panna enda jaoks jäikasid raame, kui mitte, nagu öeldakse, lasta lihtsalt teatud asjadel minna üle piiride. Ja see on üks oluline asi tegelikult, et me peaksime tegema, sest et see on turvalisem. Mõni ütleb, sa oled liiga karm ja liiga otsekohane selle asja koha pealt, aga vähemalt turvalises kohas. Amen. Nii. Ja me näeme siin, Jeesus ütleb väga selgelt siis, sina pead siis issandat oma Jumalat teenima ja kummalda üksipäris seda siis teenima. Nüüd vaatame veel ühte kirja kohta, mis Jeesuse kohta on konkreetselt kohe öeldud. Ja see on Johannese 14:30, või tegelikult Jeesus ütleb ise need sõnad välja. See ei ole mitte tema kohta öeldud. Johannese 14:30, nüüd see on tegelikult vahetult ennem seda, kui Jeesus võetakse kinni ja lüüakse risti. Ja ta ütleb üks huvitava fraasi. Ma ei räägi enam palju teiega, sest selle maailma vürst tuleb ja ta ei saa minust midagi. Nüüd selle koha peal kohe võib arvata, et siin peab lainud tõlget lugema. Ja lainud tõlge ütleb niimoodi. Ma ei räägi teiega enam palju, sest maailma vürst, kuri geenius, valitseja on tulemas. Väga huvitavalt nimetatakse, kuri geenius. Nüüd ta ütleb, ja vaat mismoodi ta ütleb, ja tal pole minu peale mingeid nõudeid. Tal pole midagi minuga siis ühist, minus ei ole midagi, mis talle kuuluks ja tal pole minu üle võimu. Nüüd Jeesus annab sellised konkreetsed asjad välja, et ma loen uuesti need asjad, mis ta ütleb laiendatud tõlkes. Esiteks, tal pole minuga midagi ühist. Minus ei ole midagi, mis talle kuuluks ja tal pole minu üle võimu. Nüüd see on üks asi, kuidas meiega peaks ka olema. Ja see on see, et me käime selles. Esiteks, tal pole minuga midagi ühist. Need mõtted, need ideed, mis ta välja pakub, mul ei ole mitte midagi ühist. Siis ka minus ei ole midagi, mis talle kuuluks. Seda, et need asjad, mis ta on välja pakkunud, need mõtted, need ideed, need pettused, need strateegiad, ma ei ole neid vastu võtnud lihtsalt. Ma ei võta neid vastu. Ja siis talle midagi ka ei kuulu. Ja siis tal pole minu üle ka võimu. Et see on see sama, kus iga kristlane peaks elama ja käima tegelikult. See, et me teame, et kuratil ei ole mitte midagi meist. Ta ei ole midagi meist saanud, või nagu siis meie tavaline tõlge ütleb, ta ei saa minust midagi. Amen. Ta ei saa minust midagi. Amen ja amen.